Mina siis buduaari perenaisena toimetan oma keskkonnas igapäevaselt jälgin, millega inimesed tegelikult tegelevad, millised probleemid neil tegelikult on. Nii, see kõlab juba väga õudselt. Ja ma võtsin need probleemid teile ka kaasa ja ma mõtlesin, et kuna minu partneriteks on siin kaks väga arukad ja intelligentset meesterahvast, siis äkki me saame koos... Miks sa mind teie jätad nii-öelda? Äkki me saame koos aidata lihtsatel inimestel muredele lahendusi leida. Suurima hea meelega. Kui teil muuseas on mingisuguseid muresid, siis kirjutage meile aadressile punker@kanal12.ee ja me lahendame need. Just nii. Aga esimene probleem siis on selline. Üks naisterahvas kurdab, et ta tegi täna rasedustesti ja sai 8 triipu. Ja lapsi ma tahan, aga 8 mitte. Mul ei ole raha 8 lapse ülalpidamiseks. Mida teha? Ma pole kunagi tegelikult rasedustesti teinud. Ma ei kujutle ette, aga mitu triipu peab olema? Mina olen 2 korda teinud, mõlemad korrad on positiivne vastus, on 1 triip olnud ja mõlemad korrad ma olen 1 lapse saanud. Ega siin ei oskagi midagi muud soovitada, kui pane ennast valmis, hea lugeja ja mine silmaarsti juurde ja vaata siis oma triibud uuesti üle. Et oleks ka ise triipu teinud, et kunagi ei soovita 8 triipu teha. Nii, aga nüüd veel viimane murekiri, mis ma leidsin buduaari foorumist ja selle pealkiri on kodune klistiir. Ilmselt ei ole küll kõige õigem koht, kuhu ma kirjutan, aga ei oska ka mujale kirjutada. Otsustasin täna hommik, et ma ei suuda lugeda seda. No, okay. Otsustasin täna hommikul endale klistiiri sulgudes soolepuhastusveega teha, et jõulude ja vana aasta koormast ennast natuke vabastada. Kõik oli korras. Circa 2 liitrit vett läks sisse ja enda arvates tuli välja ka. Pidin tualetis päris pikalt istuma. Kusagil pool tundi pärast seda tuli aga püsti tõustes jube jääda. Atsusin küll WC poole, kui teil juba liiga hilja, sest kõik see hea ja parem pritsis. Siiumaal küll mööda elutala vaipa. Nii, aga millest probleem on? Kus on probleem? Kas keegi oskab öelda, kui pikka aja jooksul veel midagi tilkuda? Või lausa survega välja tulla võib? Vabandust, aga minul hakkas tilkuma selle kirjakese peale. Ega me midagi muud ei oska öelda, kui eksperimenteeri kullake iseendaga, proovi liitriga, 2, 3 ja anna meile ka teada siis ka siia punkrisse. Et võib-olla me järgmine nädal üritame siis teha väikese eksperimendi siin ise ja uurida sassi peal välja, kaua tilgub. Mina soovitan igal juhul, et kui nagu see 2 liitri veega on eksperiment tehtud ja teada on juba, kui kaua nagu tilgub ja tuleb, et siis proovida gaseeritud veega näiteks järgmine kord, et see on nagu juba siuke sammu võrra edasi.